Mina olen Olesja Saue Elamumessi turundus- ja kommunikatsioonipartner ja mul on äärmiselt hea meel näidata teile ühe väga erilise maja arhitekti Tomomi Hayashi. Ja Tomomi on just hetk tagasi esimest korda näinud seda maja, mis on lõpuks valminud. Jah, Mis tunne on? väga õhke tunne või no nagu selline väga tore asi, et sai tehtud, et no nagu joonise peal vaadatud ja ehitusplatsile käidud, aga ikkagi selle valmis saanuna esimene kord ma näen elus oma silmaga, et ma arvan, see on nagu tore asi tehtud siin. Kas see õnnestus täpselt nii, nagu vaimusilmus ja ettekujutus oli? Jah, ma arvan isegi parem. Isegi parem. See maja on Elamumessi raames üks, ilmselt võiks öelda, kõige populaarsem. Igatahes järjekorrad, et siia sisse saada ja oma silmaga seda näha, on kõige pikemad. Aga räägi natuke selle maja saamislugu, selle projekti saamislugu. Miks just selline boks siin keskel on? Miks see puu on? Kuidas see kõik sündis? No tegelikult esimene idee või esimene kontseptsiooni nagu sellega me alustasime tegelikult mingi 7-8 aastat tagasi, kui Mait pöördus meile, et kas me saame midagi pakkuda nagu ühele teisele krundile. Ja siis oligi juba mingi, miks ka mitte ühekordne maja, siis me mõtlesime jah, miks ka mitte, et sel hetkel ma arvan, et oligi väga vahe projekteeritud ühekordset maja uues võtmes ja siis me pakkusime midagi natuke teistsugune, aga siis jäi nagu magama nagu paariks või no võib-olla 5-6 aastaks ja siis järsk tekkis sihuke võimalus osaleda elamusmessil nagu sellisel viisil nagu teisele isegi paremale kohale ja siis me mõtlesime, et mida siia saaks nagu selle nagu antud kohale nagu sobituvamaks kohendada ja teeme veel paremini, kui mida me ei näinud, noh, mida me nägime nagu sel hetkel, see 7-8 aastat tagasi. Aga siis, aga no nagu selle, et kui me teeme nagu ühekordse maja, siis et maja läheb nagu paksemaks või suuremaks või sügavamaks, siis et me peaks mõtlema, kuidas moodi maja keskele valgust tuua või mitte tuua, et meie mõte oligi, miks ka mitte tuua keskele. Ja siis oligi üks loomulik otsus, et teha keskele midagi, aga noh, et nagu siin on selline maja keskel tehtud auk, mis on ühendatud nagu taevasega, et muidugi teised variandid me mõtlesime, aga see tundus oligi nagu seda antud kontekstile ja see kohale sobivam või noh, ma arvan, et mõtlesime, et ise, et huvitavam variant. Ja siis tegelikult see koht, kus me praegu seisame, mis tõmbab selle maja puhul kõige rohkem tähelepanu, sellel on väga praktiline funktsioon tuua siia majja valgust sisse. Jah. Mis selle maja projekteerimise juures võib-olla oli kõige rohkem väljakutsuid pakkuv? Muidugi see, et okei, ma arvan, see on see kõige suurem erinevus võrreldes nagu selle 7-8 aasta taguse mingi projekteerimise tabaga, et nüüd no nagu see uued hooned peavad vastama uuele energiaklassile või normile, et no kui seda maja teha ühekordseks, siis et välisperimeetri pind suureneb ja siis, et enam ei ole nii kompaktne kui see kahekordse nagu sellised nagu see kubikuks tehtud majaga võrreldes. Ja siis oli see üks valikute, kuidasmoodi selle suurenenud välisperimeetri kuidagimoodi kompenseerida ja mis võttega energiatõhususe ja mingi ventilatsioon ja kõik muude abi kasutades. See oli üks valikute, et selle taga pidime nii palju mõtlema koos selle Urmoga, kes on selle maja sündi taga nagu üks suur kuju, jah.
aga see on selline arhitekti unistusprojekt, et saab teha selliseid teistmoodi ägedaid asju. Kas see on sinu jaoks tavapärane? No ausalt öeldes, et mina ei ole nii palju seda eramaju projekteerinud ja siis, et iga kord on natuke teistsugune, kuna nagu klient või nagu kes küsib minu või meie käest nagu seda abi, võib-olla on mingisugune natuke erilise mõtteviisiga, siis et me aitame nagu kaasa mõelda, nagu ideega lennata, et no selles mõttes jah, et see on nagu üks huvitav väljakutse meile ja samas on nagu, ma arvan, hästi õnnestunud ja et tore näha, et no niimoodi sai lõpuks valmis ehitatud. No seda küsimust on ajakirjandus küsinud, aga ma küsin Ja. seda uuesti, et eestlased ilmselt kõige rohkem teavad sind kui ERMi arhitekti ja kuigi Mhm. sul on, ilmselt ei ole ühtegi sellist auhinda, mida sa ei ole saanud, et kas lihtsam on ehitada ja projekteerida sellist suurt uhket maja või väikest eramut? Tegelikult mõlemal on nagu omad keerukus ja raskus ja no muidugi, et kui nagu maja suur, siis et kui ühes kohas midagi muudad, siis sa pead kordama mitu korda. Ja selles mõttes väikse maja puhul on nagu hoomatatav, hoomatavam, aga, aga, aga noh, nagu samas, et kui sa teed midagi ühes kohas mingisugune mitteselge otsuse, siis jälle peaks nagu õieti ringi tegema, et selles mõttes, no selles osas ei ole suur vahet, kas maja on suur või väike, mõlemal on vaja mingisugune tähelepanu samamoodi, sama palju, jah. Aga kust tulevad sellised lennukad ideed ühel arhitektil, et teeme maja sisse augu ja paneme sinna üks puu istuma? Kuidas sina oma inspiratsiooni saad? Mm, ma ei mäleta, kus ma sain aga noh, et ma arvan, et see kindlasti selle asukoht või see kontekst annabki nagu arhitektidele tavaliselt inspiratsiooni, mida teha. No mida teha annab sellele kohale ja kuidas saame nagu arhitektuuriga kaasa aidata, et selle koha spetsiifikat paremini esile tuua, et ma arvan, selles mõttes jah, nagu see asukoht andis meile nagu hea aluse nagu veel paremini teha või huvitavamaks nagu see vormistada ja nagu lõpuni teha, et jah, ja ma arvan, paremat vastust ma praegu ei leia, et jah. Elamumess toimub väga põnevas asukohas ja praegu on juba väga suur tõenäosus, et ta toimub elamumess ka 2 aasta pärast. Kas sina tuleks oma uue projektiga siia ka? No kui kutsutakse, miks ka mitte? No tegelikult hea meelega pakun. Kas sul on juba natuke mingeid mõtteid ka, et milline oleks siis järgmise elamumessi Tomo Mihhajoshi maja? Seda ma ei tea, et nagu no täpselt sama koha, no sama ilmakaarega ja sama nagu vaadega koht kindlasti ei ole enam, et peame teistmoodi tegelema, et ma arvan, see ongi see, noh, ma arvan, see ongi see huvitav osa. Iga kord ei ole sama. Sulle arhitektina, ma tean, et sa ei ole väga palju ringi jõudnud veel vaadata siin teiste töid, aga mis sa arvad, et miks selline kontseptsioon üldse võiks huvi pakkuda inimestele ja professionaalidele? Ma arvan, et ühelt poolt on jah, nagu see hoone tüpoloogia on ühekordne ja siis on selle nagu ruumid on paigutatud või nagu selline privaatsuse nõuavad ruumid on paigutatud boksidesse ja boksid on nihutatud ja nagu seda kaugesse paigutatud nii, et bokside vahele tekibki selle avalikule suunatud ruumi nagu selline natukene
nagu skeemilaadne või Mhm. nagu diagrammist tulnud nagu hoone. Ma arvan, see nagu privaatluse ruumi ja avaliku ruumi nagu põimimine, ma arvan, selles osas võib-olla teistele professionaalidele äkki huvi pakub, et kas on, kuidas on, nagu kas on nagu õnnestunud või mitte. Ma arvan, et tahaks kuulata, mida teised arvavad, et kas on jäänud diagrammi tasandile, skeemi tasandile Mhm. või kas on nagu saanud mingisugune hea kolmemõõtmelise nagu ruumiks nagu kogemuseks. Seda tahaks kuulata, Mhm. aga võib-olla mitte arhitektide inimeste poolt ja võib-olla, et jah, kas on nagu hea mõte nagu seda enda maja keskelt pakkuda veel ühe mingisugune loodusega ühenduv Mhm. osa, mis on natuke muidugi abstraheeritud, ei ole täpselt sama, nagu mis akna Mhm. taga paistab, aga kas selline abstraheeritud loodus ja siis on välisloodus, nende vahel elamine, kas see kõnetab neile või mitte, Mhm. nagu seda tahaks nagu nende käest Mhm. küsida, Mhm. kuulata nende mõttest. See on päris põnev meil vaadata ka, et elamumessil on hästi palju erinevaid maju, hästi palju erinevaid arhitektuurilisi lahendusi, materjale ja iga inimene leiab tegelikult siin kas ühte seda konkreetset lemmikut või kindlasti ka inspiratsiooni, et mida saaks võib-olla enda majas mitte tervikuna, vaid nagu osadena ära kasutada. Kas on selle kogu projekti puhul, selle maja puhul midagi erilist, mida peaks kindlasti teistega jagama? Lisaks sellele, et siin on see puu, mis kõige rohkem tõmbab tähelepanu. Võib-olla see, et kas see nagu, no siin on muidugi, et selle keskumise augu juures on kõige kõrgem osa ja siis, et tuppa lähed, siis on natuke madalaks tehtud ja nagu sihuke nagu erikõrgustega mängitud ruumi käsitlus ja kas see on nagu hea või nagu kas see pakub mugavus nagu seda noh, külastajatele või nagu seda elanikele, ma arvan, see on ka, ma arvan, võib-olla üks huvitav asi, mida inimesed või no külastajad saavad ise nagu arvamust avaldada, et jah. Noh, kas või seda maja vaadates on selge, et Jaapani arhitektuuri mõju on Eesti arhitektuurile küll ja veel. Aga kui sa peaks mõtlema Eesti arhitektuurile, kas sellel on midagi, mida saaks Jaapanile pakkuda? No tegelikult, kui ma külastan selle Vabaõhumuuseumis, siis et seal on selline nagu reheraamu või nagu sellised nagu suure katuseosa ja madala seda välisseina osa nagu midagi sarnast tegelikult minu kodulinnas seda mägede vahel on olemas, kus on nagu väga karm selle nagu klimaatilise olukord. Ehk et ma arvan, et tegelikult noh, nagu looduse arvestamine, kliima arvestamine, selles osas on, ma arvan, inimesed leiavad nii palju sarnasust, et, et muidugi nagu erinevus, noh, ma arvan, et see valgustingimused on erinevad, et no siin on vaja nagu suuremat aknat ja siis, et inimene tahaks rohkem päikest saada tuppa, aga Jaapanis on vastupidi, eriti palaval ilmal, et tahaks nagu seda nagu natuke varjus olla, et aga noh, ma mõtlen, mida Eestist sinna viia. No võib-olla mingisugune puit kasutamine või, et jah, et nagu no siin, no muidugi huvitav mõelda, et siin selles majas on kasutatud see yakisugi, selle põletatud, suestatud see välislaudise toode, et mis on nagu Jaapanis nagu seda tehnoloogia nagu seda toodud ja katsetatud ja ma saan aru, et see on nagu kasutatud Eestis mitmes majas ja võib-olla läheb huvitavamaks, et no ma arvan, et
et millisele majale, kuidasmoodi see vooderdus on kasutatud ja võib-olla kui seda näeb jaapanlane, siis võib-olla jälle see on huvitav mingisugune asi, et võib-olla saavad mingisugune inspiratsiooni, et no, niimoodi ka võimalik kasutada, mida võib-olla jaapanlased ei ole ise välja mõelnud. Jah. Mami, suured tänud, et võtsid aega selliseks lühikeseks intervjuuks. Mulle veel rohkem suured tänud, et see maja vaimusilmis sündis ja siia Jõelähtmele päriselt ka tekiks. Kui te ei ole veel seda oma silmaga näinud, siis pühapäevani on veel aega, olete oodatud, varuge kindlasti aega, sest selle maja ees on iga päev järjekorrad. Nii et kohtume Elamu messil.